Lugesin hiljuti ühe huvitava, võiks isegi öelda legendaarse ravimtaime kohta, tõmmupelargooniumi kohta. Väidetavalt aitas see Lõuna-Aafrikast pärit taim 20. sajandi alguses Lääne-Euroopa päästa tuberkuloosi ja teiste kopsuhaiguste tüsistustest. Kuidas teie seda legendi teaduslikust vaatevinklist kommenteeriksite? Legendid on ilusad asjad, aga neil on alati see pragmaatiline pool ka, mille kohta vanarahvas ütleb, et kus suitsu seal tuld. Et need legendid ei pruugi täpselt 100% olla sellised, nagu neid armastatakse rääkida, aga nad viitavad sellele, et midagi seal on. Ja nõndamoodi me võime öelda selle pelargooniumi kohta ka, et kas ta nüüd selle tuberkuloosi tagajärgedega just päris nüüd tõhus oli, aga fakt on see, et seda taime on siis erinevate ekstraktidena uuritud nüüdisajal üsna mitmetes töödes ja need uuringud viitavad sellele, et tõepoolest külmetushaiguste korral aitavad selle taime ekstraktid kas või siis ka nohuga seotud sümptomeid ja vaevusi päris kindlasti leevendada. Nii et kuigi tegu on eksootilise taimega, siis on tema uuritus jõudnud nii kaugele, et praeguseks Euroopa Ravimiamet on heaks kiitnud selle nimetatud kasutusviisi. Tänan teid, professor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Olge terved!